Tervist! Tere tulemast kuulama või vaatama, mis mõttes podcasti, kus me räägime nii nagu ikka vaimsest tervisest ehk teemast, mis on meie kõigi jaoks äärmiselt oluline. Oma eelmises episoodis rääkisime militaarpsühholoogiast kapten Jorma Helenurmega ja jõudsime muuhulgas ka sellisesse punkti või sellise teema juurde, et üks kõige fantastilisemaid ja levinumaid piinamisvorme on see, kui inimestel ei lasta küllalt palju magada. Ja väga sobivalt järgmiseks teemaks räägimegi une ja vaimse tervise seostest ja selleks on meil täna külas Kene Vernik, psühholoog ja unetehnoloog. Tere, Kene! Ja, tere! Tore, et sa siin oled. Võtaksingi kohe kinni sellest, et nagu näide oli, hea viis inimest piinata, ära lase tal magada. Ja nagu uuringud näitavad, ma saan aru, et võrreldes Euroopa riikidega Eesti inimene magab ikkagi suhteliselt vähe. Ma saan aru, et oleme seal edetabeli lõppu otsas nende unetundide hulga poolest. Et mis sa ütled, miks me peame magama ja mis siis juhtub inimese ajuga, kui me küllalt palju ei maga? See on jälle nii suur küsimus, nagu ikka. Aga inimene on loodud magama, elame me ju elusa loodusena tsirkadiaanses rütmis või uneärkveloleku rütmis, nii et isegi kui me nagu üldse ei taha magada, siis ikkagi me jääme magama, et isegi kui piinatakse, aga ja nii et jah, selles mõttes, et me ei saa mitte midagi sinna teha, et me peame magama ja kui me ei maga, siis kõige lihtsam asi, mis meiega juhtub, on see, et me tegelikult inimestena lähemegi väga aeglaseks, meie aju läheb aeglaseks, meie neurotransmitterid ei liigu, ei tööta nii kiiresti nagu vaja, infotöötlus on aeglane, seotud hästi palju siis just selliste toksiliste mürkainete kogunemisega aiu. Ööune ajal siis tõesti see aju puhastub nendest ainetest. Igaüks teab individuaalselt, mis tema kehaga juhtub, et kas ta lihtsalt tunneb unisust, väsimust või natukene pilt läheb nagu häirub või lausa tekib mingi derealisatsioon või mis iganes, aga üldiselt on see teada, et meie kognitiivne võimekus ikka langeb kohe ja väga kiiresti. Et tõesti, et me ei suuda nii hästi keskenduda või seda tähelepanu hoida ja tänu sellele on ka meie mälu siis häirunud. Muidugi kõige suurem risk, mis meil on vähese une tagajärel, on veresoonkonna haigused. Et tõuseb ju kortisool, adrenaliin, tekib kehal selline vastupanu efekt või refleks nii-öelda, et ta hakkab justkui võitlema sellega, et ma tahan nagu puhata, aga nüüd ma nagu võitlen ja see võitlemine kehas näeb välja üldiselt sellega, et pulss läheb üles ja temperatuur läheb kehas üles ja kortisool ehk siis stressihormoon läheb üles ja nendel inimestel ongi siis see aine nii-öelda konstantselt üleval, mis tegelikult, kuidas siis öelda, meid kulutab tohutult. Me väsime kiiremini, me ei omanda mingeid asju, me ei saa aru mingitest asjadest nii kiiresti ega hästi, nii et tekib ka selline ärevuse foon hästi suur. Nii et rida erinevaid asju, mis hakkab meie kehaga juhtuma, tegelikult juba paari magamata ööga inimene ikkagi täielikult niimoodi funktsioneerida ei suuda, nagu kui me oleme ära maganud. Ja hästi levinud termin on ju unevõlg ja olles kuulanud sinu varasemaid intervjuusid, sa räägid ka sellest, et see muster näiteks, et me magame tööpäevadel 5-6 tundi ja siis nädalavahetustel 10-12 tundi võib-olla rohkemgi, et mis ma arvan paljudele tundub täiesti normaalse lähenemisena elule, et see tegelikult ei tööta ja seda unevõlga selliselt tasa ei tee. Aga sina unetehnoloogina ja psühholoogina, kuidas sa vaatad üldse sellele unevõlale, kui kaua siis inimene magab unevõlga tasa? See on jällegi individuaalne, et see oleneb, kui palju sa eelnevalt magamata olnud sellele magamatale ööle ja milline on üldse sinu tervislik seisund, et kui sul on mingisugune krooniline haigus seal juures, siis ilmselgelt, et mida vähem sa magad, juba näiteks 15 minutit vähem ööpäevas sellest oma uneajast, mis sulle on antud, millega sa oled nagu sündinud, siis see on juba sulle nagu väga raske sinu kehale. Nii et iga minut on arvel, üldiselt inimesed arvavad, et kui ma siin paar päeva magamata olen, et siis ei juhtu nagu minuga midagi,
aga tegelikult selle paari päeva taastus kestab ikkagi selline mitu-mitu nädalat, et see ei ole selline, et nüüd, kui ma nädalavahetusel magan 2 ööd 8 või ma ei tea, kuni 10 tundi, et siis on kõik väga hästi, aga need neurotransmitterid ja need teatud ajuosad on juba hävinenud ja neid sa nagu tagasi ei saa, et see on nagu alkoholiga, et sa jood ja siis rikud oma rakukesi, et samamoodi on unedeprivatsiooniga, et me taastame küll oma füüsilist keha mingil määral, aga üldises lõikes me ikkagi kaotame palju ja täielikku taastust saada siin paari päevaga ei ole nagu võimalik. Ja see on hästi individuaalne, et kui halb sul siis hakkab nii-öelda, et kui sa oled kaotanud 15 minutit, mina võin öelda, et kui mina ei saa iga päev oma 9,5 kätte, et siis mul on ikka väga paha olla. Tõsi, jah? Ja ma olen kohe ma lihtsalt olengi unine, väsinud ja kärsitu ja jonnakas ja nii edasi, et ja kui ma siis patsientidega töötan, siis tegelikult on seal ka väga hästi näha, et inimene tuleb võib-olla vastuvõtule oma 7-tunnise unega, ta ütleb, et kõik on okei, aga ma olen unine väsinud, on ju, et aga 7 tundi on jumala okei justkui. Aga kui me taastust teeme, siis see uni kasvab nii-öelda selline 8,5 peale üldiselt ära ja siis inimene saab aru umbes 1 või 2 kuu pärast alles, ahaa. Et kui palju see elukvaliteet võib tõusta. Okei, et päris hea on olla, on ju, et jaa. On selge see, et mingid tõed on universaalsed, ma arvan, enamik meie vaatajatest, kuulajatest ka teab, et ekraani scrollimine ükskõik kui meeldiv, see on enne magama jäämist, ei ole tegelikult hea, et söömine enne magama jäämist ei ole hea. Et on palju asju, mis on suhteliselt juba käibetõdedeks kujunemas, iseasi, kui hästi me oskame ja suudame neist asjadest kinni pidada. Aga sa palju mainid ikkagi seda, et unes on väga palju individuaalset. Ka vist meie tänasest vestlusest juba on läbi käinud mõned sõnad nagu kronotüüp. Kas sa saaksid rääkida natukene just nendest asjadest, et mis need elemendid on individuaalselt, mida me iseenda kohta võib-olla peaksime teadma või tundma õppima, et me oskaksime üldse hinnata oma unevajadust, parimat mustrit ja nii edasi? Jah, et siin me läheme nagu tagasi oma selle uneärkveloleku rütmi juurde, unepikkuse vajaduse juurde, mis on meile üldiselt geneetiliselt antud ka, et kui kvaliteetset tund me oma elus hakkame üldse magama või saama. Kronotüüp siis üldiselt tähendabki seda, et mis ajal just sinu uneärkveloleku rütm nagu vahetub, et ajaliselt, et üldiselt siis enamik 60-70% populatsioonist inimesi jääb magama seal 10-11 ajal, või mina nimetan neid keskkronotüüpideks. Või keskmisteks magajateks isegi. Keskmised jah, et me-chronotypes või kuidas keegi tahab nagu öelda, aga et see tähendabki seda, et nende siis switch nii-öelda seal ajus toimubki sellel kellaajal. Et mitte ainult siis melatoniini töö, vaid seal siis kõik aju sisse lülitamise mehhanismid toimuvad siis umbes sellel perioodil. Või ütleme siis 60-70% populatsioonist, et neil tuleb uni mingisugusel enam-vähem sarnasel ajal, sa ütled, see on 10-11 vahel, ja ka lõpeb siis, ma eeldan, mingisugusel sarnasel ajavahemikul. Ma pakun, et see on mingi 6-7 hommikul, mis sa ütled? See on täiesti jälle hästi erinev, on ju, et millega me sündinud oleme või mis unepikkusega, et see võib olla seal 6,2, 8,3, et see on selline komatäpsusega arv üldiselt. On siis ka teisi tüüpi magajaid nii-öelda, milleks on siis nii-öelda hilised magajad või varajased magajad ja on ka olemas sellised nagu tundlikud magajad, nii-öelda, et me nimetame neid delfiinideks. Et delfiinid nagu justkui ei maga, aga magavad silmad lahti ja hästi lühikest tund või sellist väga teadlikku und, aga need tundlikud magajad, neid on nagu väga vähe protsendiliselt, et ongi 1% kanti. Aga hiliseid jääb ka sinna niimoodi 7-10 ja varajasi ka täpselt samamoodi. Et miks see nagu oluline inimese jaoks on teada, on sellepärast, et
kui me vahetame tööd või me elame mingisuguses sellises keskkonnas, mis mõjutab meid nii palju, et ta mõjutab meie tsirkadiaanset rütmi, meie bioloogilist rütmi, siis me jääme igal juhul unevõlga, et me ei saa nagu muuta näiteks seda, et kui minu une sisselülitus toimub näiteks 10 ajal, aga nüüd töö tõttu ma pean magama minema kell 2 öösel, et kas see on okei, kas ma jään siis unedeprivatsiooni, jah, sa jääd. Et see on liiga hiline aeg, et üldiselt seda kronootüüpi või seda aega saab muuta seal tund-poolteist, nagu mängida selle ajaga, aga mitte väga palju rohkem. Ja see on seotud väga palju sellega, et just melatoniini surve ajus või kontsentratsioon ajus ongi just sellel perioodil hästi võimas. Hiljem ta ei ole nii võimas ja näiteks N3 ehk siis sügavuni või siis REM-uni hakkavad oma protsenti vähendama või need vähenevad struktuuris ja sa jääd unevõlga. Kõigil unefaasidel on oma kindel funktsioon ja see on hästi oluline, et see protsent oleks seal väga täpne ja olemas, et me ei saa niimoodi elada, et meil N3 on võib-olla ainult 5% ja siis REM-i on järsku 30% või 40%, et see on nagu võimatu. Kas sa võtaksid korraga lühidalt lahti, et mis need faaside funktsioonid on? Kui ma magama jään, millega mu aju alustab? Ta alustab üldiselt sellega, et me hakkame magama jääma ja ta jõuab esimesse unefaasi N1. See on selline unefaas, kus me võime tajuda veel ümberringi, eks ju, mingeid helisid, nii edasi. Aga väga tihti me tajume ka seda, kus siis toimub selline lihastoonuse järk langus, ehk siis selline tunne, et ma justkui kukun kuhugile auku või ma ei tea, võib ehmatada sind. Et seda N1 kogu ööunest on üldiselt selline hästi vähe, kõigest selline 5%, ta on selline üleminekufaas. N2 ehk siis teine unefaas on juba selline unefaas, kus me midagi ei taju ega saa aru, aga väga oluline, need viimased uuringud näitavad ka, et väga oluline mälufunktsioonile ja kognitiivsele võimekusele. Nii siis me jõuame sügavune faasi N3 ehk siis non-REM 3 ja seal siis toimub kasvamine ja areng ja taastus. Ja sügavas unes siis üldiselt see materjal või see info, mis me päeval omandame seal, justkui nagu salvestatakse seda materjali. Siis me läheme REM-unne, unenägude unne, nii et REM-uni on siis rapid eye movement või kiirete silmaliigutuste uni. REM-une aju aktiivsus on nagu hästi sarnane ärkveloleku aju aktiivsusega ja seda skoorida tehnoloogil on nagu paras õudus, aga õnneks REM-une ajal siis silmaliigutused on sellised väga spetsiifilised, et kui me näeme kasse või väikseid beebisi magamas, siis silmad käivad hästi kiiresti, et siis võite kindlad olla, et nad on REM-unes. Aga kui silmad käivad aeglaselt, siis nad on N1-s. Okay. Mingeid selliseid spetsiifilisi asju saab nagu jälgida, aga muidugi meie vaatame seal pea 20 parameetrit, et seda hinnangut teha. Ei kasuta lihtsalt nutiseadet ega nutividinat, mis hindab siis 3 parameetrika võib-olla ja ütleb sulle, et sa oled REM-unes, aga tegelikult see nii ei ole, seda ei saa teha. Et ei tasu neid usaldada. Ei tasu usaldada, et meie nimetame neid unemeditsiinis puhkeoleku registreerijateks. Et nad näitavad ära siis enam-vähem, mis perioodil sa pikal asendis oled. See, kas sa magasid või mitte, seda me siis muidugi ei näe. Aga REM-uni on üldse jah, selles mõttes emotsioonide hoidja, unenäod on ka pigem kaitsemehhanismiga meil. Mina olen vähemalt seda meelt, vähemalt uuringud ikka kinnitavad seda. Kui me seda REM-und piisavalt ei saa, siis hästi kiiresti ikka see tähelepanu keskendumine on ka häiritud. Või siis näiteks on tehtud selliseid uuringuid, et kui me nagu pärsime või mõjutame REM-und, et siis me ei ole nii loovad või ja muidugi see emotsioon või meie tuju saab kindlasti nagu haavata, et kui valel ajal hommikul üles ärkad ja snuusid väga palju edasi ja oma REM-une ajal näiteks väga levinud taktika kindlasti. Siis see võib lõppeda lihtsalt sellega, et sa oled päeval ikka väga pahur ja väga halvas tujus, et me ei soovita kindlasti seda snuusimist teha, et seal tuleks siis REM-unel rahulikult oma tsükli lõpuni lasta ja siis pigem tule hilja ülesse, kui see, et sa seal snuusid ja äratad seda aju kogu aeg ülesse. Eriti näiteks ka kellel on migreen, et siis selline snuusimine just nendele, kellel on hommikune migreen, et siis seda kindlasti ei soovita, Aga kas see tähendabki, et need unefaasid käivad järjest ja ütleme, kui ma näiteks magan, ma ei tea, 3 tundi, et siis ma tegelikult mingitesse unefaasidesse ei jõuagi? 3 tunniga jõuad küll, et selles mõttes tõesti, et see täiskasvanud inimese unetsükkel
üldiselt jääb 90 kuni 120 minuti vahele. Ei ole klassikaliselt nii, et 1,5 tundi kindlasti. Jällegi väga oleneb, mis sa kõike teinud oled eelneval päeval. Korraks hüppan tagasi veel selle kronotüübi küsimuse juurde. Mina olen hiline magaja eluaeg olnud, ma ei tea, ma arvan 12 eluaastast ma enne kella 1 magama ei läinud. Nüüdseks ma reguleerin seda, aga selgelt on ära tuntav, et ma olen näiteks hiline magaja. Nagu sa ütlesid, natuke annab seda endale omast uneaega nihutada, sa ütlesid tunni pooleteise ulatuses, aga kas see tähendabki näiteks seda, et kui ma olen hiline magaja, siis mida iganes ma teen, mul tegelikult ei ole mõistlik, ma ei tea, valida endale ametit, mis eeldab näiteks seda, et ma ärkan igal hommikul kell 6. Jah, et ameti sa valid ikka selle järgi, mis kronotüüpi sa oled. Et see võiks olla ideaalne. Et sest muidugi oma töös ma ju näengi väga palju just seda, et kes on pigem hilised kronotüübid. Sa ei pruugigi olla hiline kronotüüp, sest sa võid olla ka keskkronotüüp, sest keskkronotüüp jääb ka pigem 12 ajal ja 1 ajal magama, et ta võib sinna ära küündida nii-öelda. Et üldiselt need väga hilised, kui me hakkame nagu statistilist protsenti vaatama, siis need on ikkagi sellised, kes jäävad 3, 4, 5 ajal magama. See on nagu vähe. Et sa oled küll keskkronotüüpi, aga sinu unevajadus on pikk, on ju, näiteks on ju, et kui sa kell 1 magama jääd, et see on väga harv juhus, et inimene 6 tunniga hakkama saab, on ju, et sa peaks nagu kell 7 üles ärkama, et aga ma ütlen ausalt, et praktikas ma ei ole näinud inimesi, kellele sobib 6 tundi und, et kõik nad tulevad oma 6 tunniga ja oma 2 või 3 või 4 tunniga, aga me näeme ikkagi, kuidas see unitaastuspäeva läheb järjest pikemaks, nii et selline alates 7,5 me võime hakata rääkima, et okei, et võimalik, et uurime veel seda, et see on sinu pikkus. Aga 8,5 on üldiselt selline klassikaline, kuhu me jõuame ära nagu. 8,5 tundi on selline klassikaline keskmine unevajadus, jah. Ja kui sa oledki 1 ajal magama mineja, siis selline 10-ks, isegi 11-ks pigem siis minna nii-öelda tööle on nagu mõistlik, et ärkad rahulikult seal üles 8:30, 9 ajal, et jah, see oleks nagu hea. Minu jaoks kõlab väga loogiliselt, kahjuks maailm ei käi minuga ühte sammu. Minu jaoks on seda huvitav kuulata just selles mõttes, et me tihtilugu räägime, et näiteks unehügieen ja nii edasi, et kõik on ju harjumuste küsimus ja et seda kõike on võimalik kujundada, ümber seada, keha harjutada, keha mälu treenida, aga et tegelikult on ikkagi mingisugused individuaalsed eripärad, mida me ei saa muuta või et me võime neist üle sõita, neist eripäradest, aga et see on tegelikult suhteliselt lühikese perspektiiviga tegevus, sest et me ei saa oma unevajadust täis ja see keha hakkab kompenseerima nagu millegi arvelt. Jah, et ma võiks öelda, et see on lausa nagu rakusisene see eripära, et tsirkadiaanne rütm ei toimu ainult nagu ajus või subplasmaatilises tuumas või hüpotaalamuses, vaid see on ikkagi rakusisene, on see tsükkel. Ja seda me nagu jah, nii kergelt ei muuda, et me saame kergelt manipuleerida ja neid katseid siis on nagu ju ajaloos väga palju tehtud, et kui me siis magame hoopis teistmoodi või teises ajas või magame polüfaasiliselt näiteks on ju, et polüfaasiliselt tähendab mingite tükkidena nii-öelda. Jah, et klassikaliselt päeval on ju ja siis öösel on ju, et siis kunagi jah, 150 aastat tagasi inimesed olid võimelised justkui magama nii isegi. Ja näiteks kui me läheme veel ajas tagasi, näiteks keskaega on ju, kus oli klassikaline, et magati nagu 3-4 tsüklis, et enne turule minekut äratati üles, tehti asjad ettevalmistused, siis magati, siis mindi turule, pandi müüki asjad, siis oli lõunapaus, magati jälle, et toimus selline nagu tsüklilisus. Aga miks see nii oli, tead sa ka? Sest ei olnud veel tekkinud tööstusrevolutsiooni nii-öelda, aga tõesti, et inimesed ei teinud nagu nii-öelda järjepidevat tööd või sellist 8-9 tunnist tööd, et see on nagu kindlasti kõige suurem mõjutaja. Et kui nüüd tööstusrevolutsioon tuli üle-eelmise sajandi lõpus ja eelmise sajandi alguses, siis vaadati, et okei, et kurat, me oleme palju efektiivsemad, kui me siin 16 tundi järjest paneme ja siis magame ka nagu järjest, et siis meil on seda jaksu teha ja me oleme efektiivsed ja saab palju raha ja jumala äge. Aga ja nii siis inimkond nagu harjutaski ennast nii-öelda ühte ööunne tegelikult. Geneetiliselt on ka ööuni lühenenud viimase 60 aasta jooksul juba.
et Ameerika Uneakadeemia siis teeb suuri uuringuid ja vaatab siis tervet inimeste keskmist ja see on nagu oluliselt vähenenud, et kui 50-ndatel inimesed tahtsid tund-poolteist rohkem magada, siis nüüd seda ei ole enam, aga see on muidugi sellest, et ühiskond on muutunud ja aga kas inimesed siis nagu füsioloogiliselt on ka nii palju muutunud, et me tõepoolest vajamegi vähem und, sest ma mõtlen, noh, kui ma korra kombineerin siin peas, et sa ütlesid, et kesktüüpi magajad jäävadki võib-olla 12 paiku magama, enamik inimesi siin riigis läheb ikkagi kella 8 paiku tööle, tähendab ärkab circa 7, paneb televisiooni mängima, on ju. Et kas me siis võimegi öelda, et meil on 60-70% populatsioonist pidevas unevõlas? Jah, saame küll öelda jah, et see protsent on hästi kõrge, et näiteks Ameerika uuringud näitavad just noorte unedeprivatsiooni protsenti, et see on peaaegu 90%. Et ehk siis nad ei lähe sinna kriteeriumite sisse, et kui sul on näiteks 15-16-aastane laps, kes peaks magama ära 8-9 tundi, siis praegu see protsent näitab seal 6,9 või midagi sellist, et noh, et see on nagu hirmus. Ja noh, samamoodi, et kui meie täiskasvanud inimestena peaksime, me peaksime jääma sinna 7 ja 9 vahele justkui, et siis eestlastel on keskmine 7,4 on ja mõned aastad tagasi oli 7,2 ja laste puhul siis see une keskmine on üldse igasuguse arvestused nagu kõige madalam Euroopas, et selline 9,5 3-aastase puhul on ikkagi hirmus number. On jah, 9,5 tundi on vähe. See on siis päeva peale. Ütleme, et kui me ka, ma ei tea, laps teeb lõunauinaku, magab päeval 1,5 tundi, öösel 8, siis see on ikkagi vähe tegelikult une seisukohast. Jah, et see on nüüd ööune. Okay. Me oleme nüüd siis saanud selgeks, et meil on siin väga tõsised probleemid, ennekõike une kestusega, aga kui me vaatame ka unehäireid, siis mis on levinumad unehäired ja mida me teeme ise selleks, et nendesse panustada, sest et eks need on vist palju seotud meie enda käitumisega. No kõige levinumad unehäired on lühiajaline unetus. See on siis selline alla 3 kuu kestnud unetus. 3 korral nädalas on halb olla, magada, ei jää magama. Kust maalt on halb magada? Et kuidas ma üldse tean, et mis läheb unetusena kirjast? Vaevalt, et keegi on 3 nädalat nagu järjest üldse magamata, aga et kust maalt siis tõmmata see punane joon ja öelda, et siit maalt on probleem? Ma ütleks niimoodi, et lühiajaline unetuse puhul, kui sa oled 3 kuud olnud 2-3 ööpäeva raske unega nädalas, ehk siis 2-3 ööd nädalas on halb. Ehk siis kas sa ei ole väga hästi magama jäänud, sa oled keset ööd üles ärganud, ei suuda taas uinuda või ärkad liiga vara. Need võivad olla kõik eraldi sümptomid, aga kõik koos. Krooniline unetus on nüüd üle 3 kuu kestnud unetus. Mina ütleksin niimoodi, et kui sa oled juba 2 nädalat järjest olnud näiteks 3-4 ööga nagu halvas kohas, siis võiks juba nagu ühendust võtta. Sest väga tihti see lühiajaline unetus, see muutub krooniliseks, sest inimesed ise käituvad valesti sellel perioodil. Sest ütleme ausalt, kui sa ise oled ka nagu ainult 1 öö näiteks kehvasti maganud, siis see mõjutab sind ikkagi mitu päeva juba. See ei ole niimoodi, et eriti kui sa oled võib-olla ärevam ka või muretsev inimene, et siis läheb asi väga lappama. Ja juba selle 1 vähese ööune järel inimene otsustab järgmisel päeval, et mida ma nüüd siis teen? Ma ei taha seda taluda, või ma ei suuda seda taluda, ma pean järgmine päev olema tippvormis, mul on esinemised, mul on need asjad. Ja siis ta teeb midagi, mis hakkab kahjustama seda und. Üldiselt on see siis näiteks kofeiini ületarbimine klassikalisel kujul, läheb liiga vara voodisse, unetuse puhul seda ei tohi teha. Näiteks hakkab alkoholi jooma, klassikaline, et neid salajoodikuid on päris palju. Väike pits aitab, üks pokaal veinis aitab unetada. No absoluutselt, et me seda küll avalikult ju ei räägi, ei lähe Delfisse sellest rääkima, aga ikkagi seda on väga palju, et nii pereemade seas, isade seas ja vanaemade seas ja nii edasi, et või siis võetakse kohe nagu suurel hulgal melatoniini, mis on nagu käsimüügiravim, eks ju, hästi lihtsasti kättesaadav.
või siis võetakse lihtsalt ema käest X-anaks või somnolus või midagi toredat, et aga pikemas perspektiivis nad väga suurt nagu edu ei too, sest unetuse mehhanism on natuke keerulisem kui lihtsalt see, et ma nüüd aitan ühe asjaga ja nüüd läheb kõik hästi nagu, et seal peab vaatama nagu suuremat pilti. Aga mis siis õige samm oleks selle asemel, et proovida neid nii-öelda käepäraseid vahendeid, mis tegelikult pigem õõnestavad seda püüet oma hea tund ja unerütmi taastada? Mida inimene tegema peaks, mis sammu astuma? Noh, esimene asi on see, et ei tasu nagu kohe nagu närvi minna ja ärevaks minna, et jah, see üks öö oli nagu halb, aga ära nagu sellepärast nüüd topelt muretsema hakka, aga inimesed ikkagi seda hakkavad tegema, et ja see mure või see negatiivne mõte, mis seal peas on, et noh, et kui ma nüüd ei saa, siis mul juhtub see laeb meie emotsioonid ülesse ja nüüd ma sellest hirmust teen midagi. Nüüd, mida sa võiksid teha, on see, et kui sa eelmisel ööl ei jäänud 2-3 tundi magama, siis ära mine kell 9 või 10 voodisse, vaid minegi siis täpselt sellel kellaajal magama, mis kell sa eelmine öö tegelikult magama jäid. Et kui sa jäid lõpuks kell 2 magama, siis mine järgmisel ööl magama näiteks 1-2 ajal, pigem hiljem. Sest et jah, kui sa oled veel ärev ka ja pinges, et see voodis passimine treenib su keha nii-öelda ärevaks voodis, sa õpetad oma keha mitte magama voodis. See on nagu kõige halvem asi, mida tehakse. Muidugi ei tasu kohe kesknärvi stimulante ka hakata tarbima, et kui me räägime kohvist, mida tarvitakse ka ikkagi väga palju Eestis, kofeiin mõjutab väga palju adenosiini ja adenosiin on selline asi, mis kuhjub kogu päeva jooksul meie aju, mis aitab meil õhtul siis nagu uinuda ja seda väsimust tunda, aga see siis nii-öelda pärsib seda või lükkab seda tagasi ja teeb sind tegelikult ärevamaks või ärksamaks. Me näeme uuringutes väga, väga ehedalt seda, kuidas juba selline 200-300 milligrammi kofeiini siis ei lase nii kiiresti enam uinuda või äratab ka inimest keset tööd ülesse. Tekivad sellised kerged ka mikroärkamised aju EEG-s, mida sina ei taju ja see siis rikub seda une kvaliteeti. Sellised asjad hakkavad juhtuma, mida sa ei taju ega tea, aga järgmisel päeval sa oled ikka unine ja väsinud ja mõtled, et okei, et nii halb, et ma peaks siis veel rohkem seda kohvi tarbima, et noh, näiteks seal tekib siis selline surmaring, eks ju. Une seisukohast, kas sa keelaksid kohvi ära või paneksid ta nii-öelda reguleeritud ainete alla, et äärmise mõõdutundega nagu alkoholi, on mingid sellised ühiskondlikult aktsepteeritud stimulandid, on ju, et enamiku jaoks on äärmiselt standardne tegevus see, et vot enne esimest kohvi hommikul ma ei olegi inimene. Et justkui see oleks täiesti normaalne osa päevarutiinist ja tegelikult sa ütled, et see ei ole tervislik reguleerimise viis. Ei, see kindlasti ei ole, et noh, kui mina nagu reguleeriks või paneks mingi keelumärgi, siis ma paneks, et üle 150 milligrammi ei tohiks inimene kofeiini tarbida. Uuringud näitavad, et üle 300 on juba nagu mürgitud sinu kehale, et see 300 milligrammi tähistab siis sellist klassikalist 3 tassi või 2,5 tassi kohvi nagu. Et aga noh, kui me näiteks Ameerikasse vaatame, siis Ameerikas 300 milligrammi on 1 tass ja nemad tarbivad umbes 3-4 tükki päeval ja seal see seos on hästi tugev toodud ka, et kuidas tegelikult see mõjutab siis seda, et miks nad magavad ka nii vähe nagu. See on üks aspekt muidugi sellest. Lisaks see, et töötunnid on pikad ja nii edasi ja noorukitele üldse nagu ei annaks, eks ju. Jaa. Üks element veel, mis minu jaoks oli üsna uus ja millest mulle tundub, et väga laialdaselt vähemasti veel ei räägita erinevalt jällegi olgu see kohv, alkohol, treenimine, söömine ja nii edasi, on voodis oleku aja vähendamine. Ehk siis, et tõepoolest ma arvan, paljud mõtlevad, et ma lähen vara voodisse, ma loen seal, niimoodi ma vaikselt keeran ennast maha ja ma saan aru, et sinul unetehnoloogina on hoopis teistsugune soovitus, et voodi peab olema magamise koht, magamise ja seksuaaltegevuse, aga et kõik muu, mis seda ei puuduta, peaks jääma voodist väljapoole, sealhulgas näiteks lugemine. Et sa oled seda kirjeldanud selliselt, et me treenime oma keha justkui pikali olekus aktiivne olema, kui me neid tegevusi teeme. Aga noh, et ma ei tea, eriti tänases kaugtöö olukorras, mis vaikselt võib-olla natuke leeveneb, aga ma arvan, et väga paljud on harjunud terve päeva võib-olla diivanil lamades tööd tegema, et kas see kõik mängib ka palli sellesse samasse väravasse, et lõpuks see võib kulmineeruda unehäiretega? See on nagu uneassosiatsioon nii öelda, et kui inimene jääb nagu, ma ei tea, kussutades kogu aeg magama, väike beebi,
et siis me treenime nagu vastupidi, et kui me oleme pinges ja ärevad pikali asendis, siis see assotsieerub nüüd kehale nagu ärkveloleku staadiumina. Kui ma lähen voodisse, siis kohe neerupealmised hakkavad tegelikult kortisoli adrenaliinit tootma. Et see ongi selline psühhofüsioloogiline unetus, mida nimetataksegi kohe. Et ma võin tegelikult isegi päris rahulik olla enne voodisse minekut, aga kohe, kui ma voodisse lähen, on kohe nagu adrenaliin üleval. Sest ma olen seal kõvasti treeninud, ma olen seal mõelnud, ma olen pinges olnud, ma olen oodanud seda und, ma olen ennast survestanud, ma olen püüdnud selle nimel, kõike teen seal voodis, et jumala eest magama jääks, aga see efekt on nagu lõppkokkuvõttes täielikult nagu vastupidine. Nagu ikka, et me saame nagu ennast treenida igat pidi, et me oleme üsna plastilised, meie aju on üliplastiline, et väga kiiresti läheb see asi käiku. See on samamoodi nagu immikute ja beebidega, nii et aga see tehnika on unerestriktsiooni tehnika, kus siis piiratakse nii-öelda voodisoleku aega ja see kindlasti ärevatele ei meeldi ja muretsevatele inimestele et kuidas siis nüüd niimoodi, et aga kui ma ei jäägi magama, siis et sa paned mind kell 1 öösel magama, nalja teed, et siis ma jään ju kell 5 magama, aga tegelikult see ongi selline, ütleme siis survestamine natukene, et me viimegi sind unevõlga kergelt, aga arvestame sellega, et me arvestame seda uneaega, mis sul praegu järgi on. Et näiteks sul on praegu järgi 6 tundi, siis me panemegi sind 6 tunniks voodisse. Milleks siis 8 tundi, milleks siis passida 2 tundi niisama ja treenida ennast mitte magajaks nii-öelda. Nii et selle asemel, et minna voodisse lebama, sina soovitaksid pigem mida? Sest mulle jäi lihtsalt kõrva ühest intervjuust, et eriti praeguses sellises mindfulnessi laines, ma arvan, väga paljud inimesed mõtlevadki, et aga ma lähen voodisse, ma mediteerin näiteks. Sina oled öelnud, et sa tegelikult ei soovita ka sellist tegevust. Ei soovita jah, et me näeme uuringutes, et aju on aktiivne meditatsiooni ajal, et igasugune selline aktiivsus ajus ei anna rahu. Et seal nagu enne seda, kui me magama jääme, on vaja ikkagi nagu, et aju oleks rahunenud mingil määral, et aga kui me paneme sinna mingi ülesande veel otsa, mingi mõtteülesande või tähelepanutreeningu, mis mõnikord on väga vajalik, või hingamisharjutuse, siis need kõik tegelikult natukene ergutavad seda aju. Kui meil on väga nii-öelda selline racing mind, et väga nagu mõtteid täis pea, et siis muidugi tasub teha neid tähelepanuharjutusi või meditatsiooni, aga ma soovitan nad ka nagu teha enne, kui sa voodisse lähed. On teatud harjutusi, mida me võime seal voodis teha ja proovida, võib-olla nagu sobib ja on, aga kui me oleme väga ärevad ja pinges, siis ma neid ei soovita tõesti teha. Et me teeme need tund, pool enne magama minekut, teeme ettevalmistust rahulikku. Enam ei ole nagu, ma võib-olla ise ei ole ka enam nii range selles, et kui vanasti, et tund aega enne magama minekut pange ekraanid kinni või 2 tundi, et pigem ma oleks nüüd niimoodi, et pool tundi enne magama minekut pange ekraanid kinni, et leiame kompromissi. Aga näiteks kui me töötamegi väga-väga äreva unetuga, kes ongi juba nagu terviseärev, siis nemad väga keskenduvadki nii-öelda sellele heale unele, nendega ortosomnia ja nii edasi, et siis nad nagu tõsiselt nagu teevad kõik selle jaoks, et ma jääks kindlasti magama. Aga ma võtan selle käitumise kõik neilt ära, et vastupidi, et vaata filme, chilli, tee seda ja kolmandat, et võtame selle rõhu praegu ära, et on väga palju inimesi, kes keskenduvad üli sellele. Võt siis jällegi on nagu midagi jälle nagu piiridest väljas on ju, et me ei saa nagu seda teha, et sest ta survestab oma keha liigselt. Nii et kuskil on mingi nagu piir, teatud tehnikad sobivad mõnel inimesele niipidi, teisele naapidi, osad ei saa üldse keskenduda, ei suuda üldse nagu selliste asjadega tegeleda, et kuidagi mediteeriks või hingamisele keskenduks, et seal on kohe kindlalt sellised lõdvestusharjutused kehale, et ongi võimlemine või progressiivne lihasrelatsioon või siis lausa sellised kergemad mängud, lauamängud, mis iganes, et kergemad raamatud, pildiraamatud, värviraamatud. Et päris keset tuba seisma ei pea enne voodisse minekut, aga et lihtsalt, et võib teha neid lõdvestavaid tegevusi või otsida enda jaoks lõdvestavaid tegevusi, aga oluline on, et me ei teeks seda niimoodi, et me heidame juba voodisse, oleme seal horisontaalis ja teeme neid siis. Vaid, et sinna me läheme ikkagi siis, kui meil on konkreetne kavatsus. Nüüd ma uinun, jah. Just.
sa mainisid korduvalt ärevust, mis ma saan aru, et on väga paljus unetusega seotud ja eks on ilmselt kõigile kuulajatele ka tuttav see tunne, et lebad, vahid lakke ja mingi mõte käib peas. Aga kui me vaatame korraga teiste vaimse tervise probleemide poole, kuidas uni vaimse tervise probleemide kujunemisega seotud on ja kas näiteks mingite unehäirete järgi võid sina ka oletada, et see unehäire võib ka olla näiteks mingi vaimse tervise probleemi sümptom? Jaa, komorbiidsust on nagu väga palju. Üldiselt, kui klient tuleb, ma võtan lihtsalt nagu juhtumi näitel, nii on kõige lihtsam nagu kirjeldada, et tavaliselt inimene kirjeldab mingit muret, mingit sümptomit, mis teda häirib ja pikema intervjuu käigus me saame ka aru, et okei, et siin on väga palju näiteks üldistunud ärevushäire sümptomaatikat, väga palju unetust, mis ongi üks sümptom, võib-olla üldistunud ärevushäire või näiteks depressiooni üks sümptom on klassikaliselt unetus. Et siis siin tänapäeval me nagu ei tee niimoodi, et teeme siis nüüd unetuse ravi ja siis teeme üldistunud ärevushäire ravi, et kumma me enne võtame, et me võtame paralleelselt need ette tegelikult. Et eriti depressiooni puhul me näeme uuringuid ka, et kui me teeme kognitiivkäitumuslikku teraapiat depressioonis, eks ju, mis ongi kõige efektiivsem sellele häirele, ja paralleelselt teeme unetuse kognitiivkäitumuslikku teraapiat, siis see on väga võimas kombinatsioon omavahel. Aga kui me depressioonist räägime või depressiooni ravist, siis me peame seal hakkama nii-öelda baasvajadusi korda ajama ja üks baasvajadus on uni, eks ju. Ja kui sul on need trikid olemas, see kohvrikene või seal kohvrikeses need trikid, siis see on suurepärane, kui terapeudil see on. Ja nüüd, kui me räägime üldistunud ärevushäirest või näiteks terviseärevusest, mis nad on ka väga tihti omavahel nagu seotud, väga tihti koos, et siis unetus on üks komponent seal ja kui ma paralleelselt teen seda seal juures ka unetuse kognitiivkäitumuslikku teraapiat, siis ma saan kiiremini selle baasvajaduse nagu korda ja ma saan selle inimesega nagu päriselt tegelema hakata juba nagu detailsemalt ja rohkem nagu teises suunas võib-olla. Igal terapeudil on omad nipid ja trikid, oleneb kui palju ta on läbinud neid koolitusi ja kõiki ja õppinud. Aga jah, kui me vaatame nagu teadust või teadusuuringuid, siis need kaks tehnikat on ülivõimsad nagu koos. Aga see on minu jaoks alati huvitav, et kui suur on see inimese enda vastutus oma tervise eest, sest ma arvan, et natuke meil on sellist mõttemalli, et arst teeb kõik korda, on ju. Mingis aspektis mulle tundub, et me toetume ikkagi väga palju spetsialisti sõnale ja me ju tegelikult ise ei orienteeru selles, et mis on selle spetsialisti pädevust. Inimene võib depressiooniga jõuda, olgu see siis kas perearsti juurde või psühhiaatri juurde ja talle määratakse ravimid. Talle määratakse antidepressandid, talt küsitakse kindlasti, et kuidas unega on, tõenäoliselt ta vastab, et mitte eriti hästi ja talle öeldakse selge, ma olen sulle rahustit ka. Ja koos nende ravimitega ei kaasne tegelikult mitte mingit muud juhist, just nimelt selle une poole pealt. Ei tule enamasti seda juhist, et see on kuidagi ajutine või et see on see kark, mis peaks toetama nii kaua, kuni sa õpid need tehnikad. Kuidas sa hindad seda teadlikkust täna, et inimesed oskaksid ise neid tehnikaid otsida, uurida ja kui paljud inimesed jõuavad selleni? Väga vähe. Eestis on ikkagi väga madal see teadlikkus. Hea kolleeg, neuroloog Katrin Sand tegi kunagi ka teadusuuringu, et kui palju siis Eestis kasutatakse nagu uinuteid retsepti ravimina, et see ongi seal ligi 130-150 000 inimest, ehk siis selline üle 10%. Oota, korda see number praegu üle. Eestlastest 130-150 000 on nagu kogu aeg nii-öelda selle all. Kasutab pidevalt uinumiseks ravimeid. Aga siia ei ole siis muidugi hulka veel pandud vanaema või ema ravimid, mida siis väga palju laenatakse. Ja tõesti Eestis on nagu probleem ju see, et perearst saadab otse erialaarstile, näiteks psühhiaatrile, aga siis tegelikult on Eestis veel nõustajad olemas, terapeudid olemas, õed olemas, kes oskavad võib-olla suunata juba ja seda teadlikkust ka neil on, aga neid on vähe, et nende tootmine on päris keeruline siin Eestis ja see tuleb juba meie haridussüsteemis tegelikult, kus minu meelest on väga suur lünk sees, et miks meil nagu kliinilisi psühholooge või psühholoog-nõustajaid on vähe. Teatud terapeudiks on Eestis nagu väga keeruline või raske saada, ütleme nii, on ju, et sa peadki olema
magistri lõpetanud ja kõike seda, on ju, et aga teatud terapeudiks ei ole nagu midagi vaja teha. ja kui on tehtud ka uuring, et kui oluline on sulle see, et mis on selle spetsialisti taust, hariduslik taust, siis see ei olnud oluline inimese jaoks. Oluline oli see, et mida ta pakub või kuidas ta seda pakub. Ehk siis sotsiaalmeedias me saame endast kujundada ideaalse unenõustaja, saame kujundada endast absoluutselt tipp-psühholoogi. Inimene ei lähe koduleheküljele vaatama, kas tal on magistrikraad või mis kraad tal üldse seal taga on. Aga pead sa seda ohtlikuks, et inimesed leiavad või otsivad abi inimestelt, kellel võib-olla on väga head kavatsused, võib-olla mingisugune kogemus, võib-olla mingisugune üks meetod, võib-olla 3, mille nad on selgeks õppinud, aga puudub reaalselt psühholoogi kutse, ehk siis nagu selline laiapõhjaline arusaamine sellest, kuidas inimese psüühika toimib ja ka see vajadus sellega pidevalt kursis olla, sest et me psühholoogias samamoodi saame kogu aeg midagi uut teada, sellepärast psühholoogid ju ka kutset hoiavad. Psühholoogid peavad iga 7 aasta tagant, kui ma õigesti tean, uuendama oma kutsetunnistust, ehk siis tõestama, et nad on kursis jätkuvalt ka kõigi viimaste eriala arengutega. Et meil on ka hästi palju spetsialiste, keda sellised eetilised piirangud nagu ei takista. Millist ohtu sa selles näed, kui selliseid tervishoiu ja teraapiateenuseid osutavad inimesed, kes tegelikult inimpsüühika alustalasid võib-olla nagu lõpuni ei valda? See on jällegi meie meditsiinisüsteemi kapsaaeda läinud teema selles mõttes, et kui meie tootlikkus oleks koolides nagu parem olnud, siis meil oleks head spetsialistid ja need, kes ei ole pädevad, need ei võtaks nii-öelda seda turgu üle. Ja siin on nagu eetiline küsimus, et et okei, et sa ei saanud nagu psühholoogile, sellepärast, et sinna on aastane järjekord ja siis keegi pakub, kes on ju, ja võib juhtuda, et ta on talle täitsa okei, eks ju, et ta teeb mingit nõustamistööd, ta annabki, et kuule, et peadki võib-olla hingama või olema või tegema või küünlaid panema või põlema ja mediteerima, et see kõik nagu võib nagu aidata seda, aga pikemas perspektiivis muidugi meie spetsialistidena näeme, kuidas need inimesed, siis kliendid tulevad tagasi suure ringiga, et kui see klient ongi nagu ära lõhutud somnalsi, mirtasapiini ja veel mõne sellise Z-ravimiga, et siis tal on nagu nii palju ravimeid peale pandud. Mis ma tahan sellega öelda, on see, et tegelikult võib-olla sobis talle keegi nõustaja, eks ju, kes ütleb, et kuule, et ole nüüd vähem voodis, mitte see, et talle pannakse kohe nagu ravimiravi peale. Et miks ma sellest teemast praegu niimoodi räägin, on see, et mina näen ikkagi neid, kes on sõltuvuses ravimitest. Mina tegelen ravimi võõrutamisega, uinutite võõrutamisega, seda on mulle õpetatud. Ja kui me tahame bioloogilist und üleüldse taastada, siis me ei saa 3 ravimit korraga nagu kasutada ja taastust teha, et see on ilmselgelt võimatu. Ja see koostöö pädevate arstidega mul on väga hea, mul on väga hea meel selle üle, et psühhiaatrid ja perearstid väga usaldavad ja me saame nii-öelda selle inimese sealt rajalt maha, et ta ei jääks sinna küüsi, sest ta lõpuks magab ikka oma 2-tunnise unega ja võtab oma 8 immomaane tableti sisse, et mis seal siis nagu on ju. Et tähtis on tegelikult see, et inimene saab asjakohast abi, sest et igasugused et tundub, et on nii palju selliseid lühiajalisi leevendusi, mis justkui ravivad korraks mingisugust sümptomaatikat, olgu see mingi ravimiga või pärast mingit hingamisseanssi, sa võid ennast tunda paremini, aga et see võib olla ka selline arteriaalse verejooksu lappimine leukoplaastriga, on ju, et sulle korraks tundub, et jäi kinni, aga et see tegelikult takistab seda jõudmist õige või vajaliku abini, sest sul korraks hakkas parem, sa ütled endale, et aga nüüd vist ongi kõik hästi ja vaikselt tulevad need probleemid ikkagi tagasi mingisugustest teistest külgedest, et see lihtsalt pikendab seda asjakohase abini jõudmise protsessi. Ja, et siin ma tahan lihtsalt ka seda öelda, et alati ei ole erialane arst nagu asjakohane näiteks nõustamises või psühhoteraapias, näiteks selline asi on ju, või et hindamises. Et siin tuleb ka selle osaga nagu ettevaatlik olla, et arst on küll arst, aga arst ei pruugi teada kõike nagu meditsiinis, et ta on ka oma valdkonna eriala spetsialist, eks ju. Et see on nagu, mina näen nagu seda poolt ka väga hästi palju, mitte siis ainult seda poolt,
et tehakse nagu väga halba nõustamist, et ei hinnata inimest või ei osata hinnata ja ma ei tea, ravitakse depressiooni asemel midagi muud, on ju, et noh, et seda on muidugi palju, aga on ka teistpidi, et tuleks nagu usaldada rohkem ka nõustajaid, psühholooge, psühholoog-nõustajaid ja terapeute, aga alati vaata, mis on tema nagu CV-s ka nagu, et saada seda pädevat infot. No me puudutasime siin korraks sellist teemat, mida mulle meeldib nimetada heaolutööstuseks, mis meil ka väga õitseb praegusel hetkel, et sellest tulenevalt küsin ka näiteks toidulisandite kohta, mis on ka meil hetkel väga reguleerimata, aga äärmiselt levinud, et inimesed disainivad fantastilisi brände, mis teevad sulle selgeks, et heale unele, heale tervisele, seksuaaltervisele, ma ei tea, ilule ja nii edasi, aitavad kaasa kõikvõimalikud Peruu vihmametsadest leitud juured. Kuidas sina sellele vaatad, et kas on mingisuguseid toidulisandeid, mida me hea une toetamiseks peaksime võtma või on siin palju ka sellist pseudoteadust? Jah, ma nagu ei soovita toidulisandeid tegelikult esimese asjana üldse. Toidulisandina melatoniini müüakse ja sinna on veel lisatud igast toredaid asju, et on vitamiine ja mineraale veel ja mida iganes. Aga seda sinu käitumist ikka ei muuda, et ütleme niimoodi, et melatoniin kui toidulisandina õigel hetkel, õiges koguses võtta võib olla asjakohane, aga mina soovitan alati puhtal kujul melatoniini tarbida, mitte siis nagu, ma ei tea, et selles kapslis on, me täpselt ei tea, palju seal mida on ju. On tehtud neid uuringuid ka väga palju, kus on siis võetud kõik need toidulisandid lahti ja vaadatud, kui palju siis tegelikult seda kogust seal on ja on tegelikult väga suur hulk on täiesti vale. Nii et mitte kunagi ära pigem osta nagu erinevatest asjadest koosnevat toidulisandi pakki. Et teist pilti vaadates, kui on klient, kes on tulnud palju erineva toidulisandi tarbimisega, ilmselgelt, et oma und korda ei ole saanud, vaid pigem on see tarbimine läinud nagu üle igasuguse arvestuse, et on olnud üks patsient, kes tarbis 30 milligrammi melatoniini iga päev. Et see on selline kogus, muidu on nagu 3 milligrammi lubatud. Et tal oli väga rasked ärevuse hood ja perearst saatis, et mis nüüd saab, mis siis saab, et hakkame siis võõrutama, et see võõrutamise kunst on omaette kunst, kui me räägime siis ka jälle ravimitest ja kõigest toidulisanditest, et aga nad ju räägivad, ma usaldan neid ja neil on ju uuringud taga ja aga vaatame siis neid teaduspõhiseid uuringuid seal taga, et mis see valim seal on ja et tegelikult, kui me nagu läheme süvitsi sinna, siis me näeme, et see teaduspõhisus seal taga tegelikult ei ole, ma ei ole seda usku. Ma ei ole ka Balderiani usku, nii et ei ole jah? Ei ole jah, et minu jaoks need on kõik platseebod. Natukene sarnasest valdkonnast minu jaoks, aga et unenäod on üks teema, mis intrigeerib väga paljusid ja mida samamoodi osades teraapia suundades ja protsessides kasutatakse justkui mingi alateadliku materjali tõlgendamiseks, nii edasi. Kuidas sina ütled? Mis siis on unenäod ja kas tööl unenägudega võib ka olla teraapiaprotsessides mingi koht? Ma saan ainult jällegi rääkida teadusuuringutest, et need inimesed, näiteks kellel olid posttraumaatiline stresshäire, nad on mingi trauma läbinud ja kui nad seda traumat korduvalt oma unenäos nägid, siis nemad said kiiremini tervemaks. See on selline see on üsna loogiline ka, sest kui me eksponeerime ärevusele näiteks, on ju, meil on mingi foobia, on ju, me kardame seda ämblikut, et siis esimene tehnika üldiselt, mida tehakse klassikaliselt, ongi siis eksponeerimine, et vaatleme siis seda ämblikut ja proovime temaga sõbraks saada ja et oleme võimalikult palju selles ärevuses, me saame aru, et tegelikult midagi hullu ei juhtu, on ju. Et samamoodi siis need inimesed, kes nägid neid oma koletusi nagu läbi, et siis nad harjusid sellega ära rohkem ja see ei olnud nende jaoks enam nii emotsionaalne ja raske neile. Ja need, kes ei näinud, siis nendel läks siis kauem teraapias ka. Et see on nagu lihtne näide sellest, et milline nagu efekt sellel unenägemisel on.
aga väga tihti küsitakse just seda, et kui palju ma saan sekkuda unenägudesse ja kas see on mõistlik näiteks. Et kui me näeme õudusunenägu korduvalt jällegi posttraumaatilise stressihäire puhul näiteks, siis jah, tehakse tõesti seda klassikalist, enam ei tehta nii palju, aga lucid dreamingu asja, et ma nagu lähen ja muudan oma unenäo sisu, on ju, et ma ei näeks enam seda on võimalik teha, treenida, aga seda võiks terapeudiga koos teha ja kui ma haiglas töötasin, siis ma nägin ka mõnda patsienti, kes oli seda lucid dreamingut liiga palju teinud, et siis nad olid natuke psühhootilised, et ei tasu sellega nagu niisama katsetada, et mõjutada oma unenägusid. Aga mis see mehhanism seal on, miks see võib viia psühhootilise seisundini? No see on üks jah, et seal kindlasti on komorbiidselt veel mingeid asju, aga üks asi on see, et tegelikult kui me nagu mõjutame millal me magame, kui palju me magame, sest seal on nagu kindlad ajad, millal nad magavad ja kui palju nad magavad, et seda REM-und siis nagu veel rohkem nagu boostida ülesse. Tegelikult sa hakkad aja jooksul ilma jääma nendest unefaasidest, jääd unepuudusesse tegelikult. Ja unepuudus toob kaasa endaga nagu kõikvõimalikud nagu halvad tagajärjed, nii et ja see asi, mis sul on, või see mure, mis sul on, võib süveneda tegelikult või noh, see ärevusseisund näiteks on ju. Või siis tekib obsessioon on ju, et noh, ma pean, mul on nüüd selline asi seal vaja ära teha või et mul on selles mõttes neid asju on ka olnud. Aga seda ma nagu ei soovita. Unenäod üldiselt, REM-une ajal on meie emotsionaalne aju hästi aktiivne ja meie emotsioonid saavad nagu vabaneda, jah, et kui me päevasel ajal oleme üsna kinnised tegelikult, siis öösel toimub selline vabanemine ja visuaalne osa ka ajus on hästi aktiivne REM-une ajal, nii et meil siis visuaalselt võime ka nagu näha seda nii-öelda kujutlust või hallutsinatsiooni samal ajal, kui me oleme ka emotsionaalsed. Ja see vabanemine on pigem nagu positiivne, et näiteks laste puhul või laste uuringute puhul, et kui need lapsed, kes jällegi elasid rohkem läbi või kellel on rohkem REM-und või see on nagu normaalne, et siis nendel on nagu paremini ka, nende käitumine on ka parem või nad on emotsionaalselt ka paremas seisus. Et aga kui REM-und pärsida või seda ei ole, siis põhimõtteliselt võib inimene ära surra, sellepärast et isegi kui inimene ei ole sügavas unes nii palju, kui ta võiks olla, umbes 25%, siis ta jääb ellu. Lihtsalt tal tekib igast muid lisahäireid, on ju, veresoonkonna häiretest või mida iganes, kroonilised valud või liigeshäired. Aga kui me nagu REM-und vähendame või hakkab see vähenema millegi tõttu või mingi ainete tõttu või siis või siis tõesti nagu piinataksegi seda inimest, siis see inimene lihtsalt sureb ära, sest see REM-une hulk on nagu ülioluline inimesele protsendiliselt ka. Ja näiteks inimesed, kes on depressioonis rohkem, siis nendel on REM-une hulk tegelikult suurem osakaalus. Nende REM-uni algab näiteks varem, näiteks. Et seal varem kui 60 minutit, meie vaatame seal nagu neid numbreid ja siit võiks nagu oletada, et kui inimene on raskes seisundis on ju, et siis see REM-uni on praegu justkui kaitsemehhanismina tegelikult sellele inimesele. Aga see on oletus, see ei ole veel kindel fakt, aga mulle tundub see kõige loogilisem. Aga see oletus ongi siis see, et seal ütleme siis, et selles REM-une faasis on võimalik nende emotsioonidega nii-öelda, et aju teeb nende emotsioonidega tööd nii, et see ei ole võib-olla nii terav kui ärkvelolekus. Jah, et see on ta aitab nagu neid emotsioone rohkem reguleerida või sättida või olla või läbi elada neid asju, et kui päeval näiteks inimene üldse nagu ei tee. Et väga tihti näiteks, kes on kinnisemad inimesed, neil võib juhtuda niimoodi, et nad näevad nagu halvemaid või kehvemaid unenägusid, siis nad elavad oma emotsioone seal läbi, mis on väga tore, hea, et sa sealgi elad neid läbi, et me alati laste puhul ka ütleme, et kui lapsed on väga emotsionaalsed ja nad elavad rohkem läbi oma emotsioone öösel ka ja neil on rohkem selliseid ärksamaid unenägusid või uneärevust, unepaanikat isegi, eks ju, siis tegelikult see on okei, see on isegi normaalne, kui see ei ole talle nagu ohtlik ega kellegi teisele, et see on üks arengu normaalne etapp tegelikult. Aga muidugi, kui me täiskasvanu eas läheme, kui meil on mingi parasomnia ehk siis öine häire, siis see on väga tihti seotud mingi meeleoluhäirega ka või pinge või stressiga, et inimene ei ole sellega näiteks tegelenud ja siis öösel vallandub see nagu
hoopis sellises käitumises on ju, kus ta unepaanikas võib kellelegi lüüa või mis iganes, et noh, selliseid asju on ka. Lastele mõeldes, me oleme täna rääkinud sellest, et laste unevajadus on suurem ja et need unetsüklid on natukene teistsugused, aga sa oledki öelnud, et see meie süsteem, kus lapsed magavad päeval lasteaias ja siis ööund justkui vähem, et see võib-olla on ka varsti minevikku jäämas. Jah, et kui me vaatame une arengut või une füsioloogiat, siis kui laps on vaba regulatsioonis, siis ta lõpetab nende uinakute tegemise üldiselt seal 3,5–4-aastaselt ära. Ja inimese arengu ja kasvamise jaoks ongi hästi oluline eelkõige nagu pikk ööuni. Eestis me näeme seda, et seda ei ole, sellepärast et ööund reguleerib päevane uinak. Ja mida pikem on päevane uinak, seda lühem on ööuni. Ja noh, muidugi need lapsed ei saagi hakkama enam ilma päeva uinakuta, sellepärast et neil on väga lühike ööuni. Aga selles eas näiteks seal 4+, kui laps magab 12–13 tundi ööund, siis tal seda vajadust tegelikult ei ole. Ja füsioloogiliselt ta ei vaja ka seda, et ei juhtu mitte midagi. Et pigem on see nagu positiivne. Aga Eestis on reguleeritud uinakute süsteem veel, mis on hästi vana süsteem, et Eestis ei pakuta siis nii-öelda seda teist võimalust, et on siis nii-öelda rahulik aeg pakutud lapsele, et Eestis enamik lasteaedasi pakub ainult uinaku aeg, et ta on siis pikali. Aga seaduses on nagu 2 asja sees. See mõte või see arusaam, et uni on väiksele lapsele hästi oluline, et kui ta ei saa seda und, siis ta põhimõtteliselt temaga juhtub midagi või ta, ma ei tea, ta saab mingi haiguse või et siis ta ongi aktiivsustähelepanuhäirega laps või see on väga vale mõte ja seda mõtet kannavad väga paljud lasteaiaõpetajad veel. Et võiks nagu viia ka Eesti lasteaiad rohkem vabaregulatsioonile ja anda seda teist võimalust, et kui ja vanemad on ka rohkem teadlikumad juba tänapäeval, et unerutiin on olemas ja õhtul tuleb laps magama saada, aga meie Eesti ühiskond muidugi ka ei soosi seda ärajätmist, päevauinakute ärajätmist, sest meie inimesed jõuavad koju väga hilja. Et näiteks kui me lõpuks jätame ära alates 4. eluaastast nagu kohustusliku uinaku, et siis sellest lapsest Eestis arvatavasti midagi järgi ei jää, et tal läheb väga keeruliseks, sest see vanem peab ta kell 7 või 7:30 magama panema õhtul. Vanem, kes nii nagu Norras või Taanis, ja õhtusöök on alles kell 8, on ju, et siis me seda nagu lubada ei saa, nii et siin on nagu 2 äärmust. Aga kui me vaatame lapse arenguseisukohta ja üldse tervise poolt, siis igal juhul teadus toetab seda, et alates sellest east umbes ei ole see uinak vajalik ja pigem on nagu positiivne, kui laps saab pika ööune. Et nii, et me oleme sinna poole teel, paljud lasteaiad Eestis on juba seda muutust tegemas, kus siis lastakse nagu vabamaks, et ei hoita seda 7-aastast seal 2 tundi voodis, kes passib ja vaatab lakke või närib patja. Et võetakse tõesti nad sealt juba välja ka ja antakse neile tegevust. Ja kõige hullem, mis ongi Eestis, on see, et valgus on põhiuneärkveloleku regulaator ja meil valget aega ei ole väga palju, et põhimõtteliselt 6-7 kuud oleme pimeduses ja nüüd me hoiame oma lapsi ka pimeduses nagu päevasel ajal, sellel kellaajal, kus tegelikult laps võiks väljas olla, näiteks 2-3 ajal võiks laps täiesti väljas olla. See valguse teema on üldse vähem kõneldud aspekt une juures ja ühes oma intervjuus mainisidki kuidagi selliselt, et inimesed tulevad talvisel, ütleme siis pimedamal ajal tulevad koju, mõtlevad, oi, ma teen endale siia selle pehme valguse, siis on hästi hubane. Ja tegelikult see on une mõttes hästi kahjulik tegevus olla hämaras, kui sul ei ole plaani magada. Jaa, absoluutselt. Et esiteks melatoniini aktivatsioon hakkab juba pihta, kui sa hämaras oled, sest melatoniin aktiviseerub ikkagi pimedusega, mitte midagi muud. Ja sa oledki seal uimane ja väsinud ja ta teeb oma mingi osa tööst ära juba ja siis, kui sa peaksid magama jääma, kui toimub siis päris nii-öelda see switch ajus, siis
siis seda survet ei ole nii palju, aga tõesti jah, et me peaksime selline 2 tundi enne magamaminekut või 1,5 tundi enne magamaminekut vaikselt nagu hämaraks tõmbama, aga mitte siis 5, 6 või 7 ajal, et võimalikult palju valgust võiks saada, et selline 800 kuni 1000 luksi valgustugevust võiks saada, et see on selline korralik päikesevalgus ja tegelikult seda võiks saada kogu päeva ja eestlastel ei ole seda võimalust väga tihti, siis kasutame siis päevavalguslampe või siis erevalgusravi lampe, mis müüakse siis tavalistes elektroonikapoodides. Kui me siin juba läksime eestlaste une kvaliteedi parandamise kallale nii lasteaedade kui nende koduste valguslahenduste kaudu, siis kui oleks selline uneministri positsioon, kellel on Eesti Vabariigis absoluutne võim, president ei pea midagi allkirjastama ja selles ametis oleks Kene Verni, siis mis oleksid need, ütleme, 5 muudatust, mille sa ellu viiksid selleks, et eestlaste unekvaliteet oleks ideaalne? No eestlaste uni on kehv suures osas vaimse tervise pärast. See on pool sellest. Ja seal on siis keskkonnategurid ja sotsiaalsed tegurid. Nii et me peame alustama kuskilt väga kaugelt, et meditsiinisüsteemist ja kõigest sellest, et me saaks nagu pakkuda häid spetsialiste, selle jaoks on vaja neid harida, nii et me jõuame sinna koolisüsteemi ja nii edasi, nii et seal tuleks teha väga suured muutused minu meelest. Siis muidugi tööregulatsioon või töötamine, et Eestis tegelikult 20% inimesi töötab öötöös, et öötööl on. Ja öötööd ma ei soovita kellelegi, et see on kohutav, et kas on võimalik kuidagi seda reguleerida, ma arvan, et ei ole ja paljud on selle valiku teinud raha ja muude asjade pärast, ma saan aru, et me seda ära ei võta, aga kuidagi seda osakonda ka seal nagu rohkem toetada. Siis tööle üldiselt jah, et inimesed oleksid rohkem teadlikumad, et kuidas oma uni korda saada ja kui sa tead oma kronotüüpi, et siis lähed sellel kellaajal tööle, mis sulle sobib, et võib-olla siis riigiasutused ei peaks alustama nii vara, aga jah, suur rõhk läheb ikka vaimse tervise toetusele, ma arvan, et siin tuleb nagu palju asju muuta ja teha ja olla, et aga mina Eesti ühiskonda ei pea heaolu ühiskonnaks absoluutselt. Ja minu meelest me ei ole isegi poolel teel. Et ja see, et seda juurutada välja, seda meie mõttemaailma, et seda depressiivsust meie seest, et seda me ei juuruta ka veel nii ruttu välja, et see on geneetiliselt meil sees ja on see geneetiliselt meil sees? Ikka natukene jah, et rasketest perioodidest tulnud ja näinud ja olnud, et see kõik on ikkagi mõjutanud meid ja meile nagu meeldib ka natukene olla selles raskuses. Aga ma arvan, et eestlane võiks rohkem käia ja olla nagu maailmas ringi ka, et mitte olla nii kinni siin ühes riigis, et ja kuidas seda võimalust saada, et ongi ilmselgelt me peame palju teenima ja et see läheb nagu nii suureks, et palgad võiks olla suuremad ja nii edasi, et toetada seda, et meie tervis ja unetervis oleks hea, et muidugi Eesti riik võiks aidata rohkem spetsialiste koolitada selles valdkonnas ja olla muidugi haigekassa võiks meile toeks olla absoluutselt nagu ja kõik see, aga haigekassa süsteemiga mingit koostööd saavutada, olen seda korduvalt kõrval näinud, on minu jaoks ka nagu selline väga huvitav protsess, et ma ei ole veel ise sinna isiklikult veel individuaalselt jõudnud, aga ma nagu kardan lausa seda, et see ei ole väga toetav. Et ma olen jah väga pessimistlik selles kõiges, et ma arvan, et kui sa tahad nagu väga hästi magada, siis selles keskkonnas sa seda nagu nii ei saa. Ma ei tea, kas see on nagu väga õudne mõte, aga ei, sina oled spetsialist. Ja, et muidugi jah, et kui meil on nagu pere ja kõik toetab ja siis on võimalik kõik, aga ma arvan, et see ilm ja kõik see
poliitiline olukord ja kõik sellised asjad ja kohe, kui sa sellest valgusest rääkima hakkad, siis ma mõtlengi, et mina nii tihti mõtlen, et mis oli meie esivanematel arus, kui nad siia pidama jäid. Nad ilmselt jõudsid suvel kohale ja mõtlesid, et tundub okei. Teised vennad läksid Ungari poole edasi ja me mõtlesin, et ei, siin on okei. Ühel hetkel tuli talv. Noh, ma ise elan ka Eestis, on ju, mis mind hoiab siin, on ju, loodus kindlasti ja me sobime kokku nagu kultuuriliselt on mulle sobiv ja kõik, aga kui me räägime tervisest, füüsilisest tervisest, siis see ei ole kõige sobilikum kliima, kus elada. Et siis tuleb hästi teadlikult osata toetada füüsilist tervist, vaimset tervist ja olgem ausad, et geograafiliselt need mängukardid, mis meile kätte on jagatud, ei soosi otseselt. Ei soosi, jah. No aga seda olulisem on see töö, mida sina teed. Ja võib-olla kui me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, siis täna sai räägitud palju sellest, et mida me peame unehäireteks, mis on sellised vastuokslikud tegevused, mis tegelikult ei aita, mida me tihtilugu teeme. Aga üks asi, mida sa oled maininud, mis on hea praktika enne magama minekut, on ka teatavasti tänulik olemine ja selliste optimistlike mõtete täiesti teadlikult endale pähe toomine. Ja nendest asjadest oled sa kirjutanud oma raamatus, mille me saame ka ilusasti linkida siia episoodi juurde, nii et kui tänane episood Kenega pakkus teile huvi, pakkus teile mõtteainet ja te tahaksite veel rohkem teada, kuidas oma und ja seeläbi ka vaimset tervist toetada, siis võtke ette raamat. Tänan sind, Kene, et sa täna stuudiosse tulid ja uneteemadest rääkisid. Stories for Impacti kodulehel, kuhu tänane episood üles läheb, on ilusasti juurde lingitud ka kõikvõimalikud lisamaterjalid, nii et kui te soovite rohkem teada hea une põhimõtetest või siis tänastest viidetest, mis Kene jutust läbi käisid, siis storiesforimpacti.com koduleht, sealt leiate te kõik need lingid. Loomulikult saate Kenet rohkem kuulata ka siis, kui te lööte lihtsalt nime Spotify'sse või YouTube'i, saate kuulata loenguid sellest, kuidas siis iseennast hea unega aidata. Mina tänan ka kõiki vaatajaid ja kuulajaid, et te täna kuulasite Mis mõttes podcasti, kus me räägime vaimsest tervisest ikka selle jaoks, et sellele teemale võimalikult palju tähelepanu pöörata ja seda teadvustada. Tegemist on Stories for Impacti poolt ellu kutsutud projektiga, mida on toetanud Erasmus+. Kõik meie episoodid on leitavad Spotify's, Apple Podcastis ja Stories for Impacti kodulehel, mis on storiesforimpact.com. Märkige ennast podcasti jälgijateks, kuulake meie eelmisi episoode ja järgmiste kohtumisteni Mis mõttes podcastis.